tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. We're only you and I. We light the sky when we ignite. Yeah, when we come alive. When we come alive. Joo, jälle ei viitsi välja võtta pulka, aga jätkame toiduteemaga. Nagu ikka, lõunaks võileivad. Sinna võileivade vahele läheb enamasti marmelaadimoos ja maapähklivõi. Mõnus kreemis maapähklivõi. Aga kui ma olen kodus, siis ma vahest teen ka endale rohkem mingit makaroni, taimevärki, nagu see siin. Ja pakin karbiga kaasa. Ööseks külma ja hommikul, kui ma 3 ärkan, viskan selle endale kotti ja enam-vähem lõunani säilib külm, nii et seda söömegi. Kuidas kunagi. Lõpuks ometi sain siis ka peale mee ärakorjamise ja siin ongi näha, kuidas töö käib. Suitsutame karbi haaval, kasti haaval mesilased allapoole. Laome tornidesse, 5 kasti tornis, nii 200–250 kilo on üks torn. Ja siis veeretame selle auto kõrvale ning siis kasutame kraanat, et see auto peale tõsta. Nüüdseks on juba mesilastöö läbi. Viimased paar nädalat oli meil ka 5 mees abis ja siis oli võimalus seda tööd teha vähem teisiti. Auto sõitis mesilastarude kõrvale ja tõstsime kastid kohe peale crackimist ehk tarude pealt ära murdmist autokasti ja seal siis 5 mees ladus nad tornidesse. Jah, kahjuks sellise tööga mesilased ei sure, aga võtame piisavalt kaasa tehasesse. Küll aga see töö, mida varem nägite, undersupering, sellega sureb nii mõnigi mesilane, kuna kaste teineteise otsa tõstes tagasi, nii mõnigi mesilane jääb sinna vahele kinni. Aga mulle meeldib väga idee flowhive'idest, kus siis keerad kraani ja mesi tuleb, ei pea niimoodi ringi jamama nendega. Püüdsin siin teistele ka kohalikele mesinikele seda ideed nii-öelda müüa, aga nad on vähe skeptilised, nagu ikka inimesed uute asjadega. Uut on raske vastu võtta. Aga siin siis on näha meie tagasitee tollest nädalast või siis juba järgmisest nädalast vist, kui ma ei eksi. Ja juba kaugelt, juba 60-70 ja rohkemgi, vist oligi 170 kilomeetri kauguselt olid näha suured tossupilved. Selle tulekahjuga põles siis maha, ma ei julgegi öelda, kui palju lõpuks, aga üle 2000 aakri maad. Sinna hulka siis tohutus hulgas võsa, läks ka farmimaad ja ära põles ka üks väike linn, mis siis see kõige suurem tossupilv, millest tekkis raevukas, nagu vulkaan oleks õhku tõusnud. Võimas see looduse jõud. Maha põles siis väike Jarlupi linn koos ajalooliste hoonetega ja paljude teiste hoonetega. Osadel inimestel õnnestus päästa oma hoone, kas siis sprinklerite ja vee abiga või siis olid lihtsalt õnnelikud. Nädalaid hiljem sõitsime siis läbi nende põlenud aladega ja seda näitan teile hiljem. Aga siin on näha, kuidas tuul siis pöördus või tähendab, kui toss jõudis atmosfääri ülemistesse osadesse, siis seal liigub õhk hoopis teises suunas. Ja on näha, kuidas siis toss järsult peale kõrgusesse jõudmist muudab suunda. Torm sai või see tuletorm nii-öelda, võsa tuli sai alguse välgulöögist kesköö paiku ja kuna tuuled olid nii kõvad, siis ei saadud sellele kuidagi piiri pandud.
väga tuttavaks minu uue suksuga. Vihmaveetoru on küll suur. Aga sõidab, töötab ilusti, pole paha ost. Thank you Janananda and thank you Manduri Radhika for the little help. I will return it soon enough. I love it. Ostetud sai siis lõpuks normaalne auto, milleks on Subaru Forester 2002. aasta oma. Ei ole sugugi paha, aga nagu näha, on igal autol omad vead. Tagaistmel vedasid eelmised omanikud oma koera, selleks enamasti autot kasutasidki. Ja tänaseks tehtud ka hooldus ja avastatud, et ikka on mõned vead. Kuid ei ole mitte midagi hullu. Muidugi olid ka custom made kõlarite paigaldajad teinud laiska tööd ja pidin kõlarite vahele panema seal kummijublakaid, et need ei põriseks ja muud sellist asja. Uus nädal, uus töönädal, erinevad tööd. Kuna tulehirm oli suur, siis siin paigas käisime ümber nende tarude rohtu ära riisumas, et juhul kui peaks tormi tuled tulema, siis ei põleta nad mesitarusid ära. Nagu ikka jätkub selle nädala toiduteema peale neid kängurusid. Lihtsalt filmisin oma lõunatraditsiooni, ehk siis kui me autos kuskil vähegi peatusime või kui oli pikem sõit ühelt saidilt teise, siis sõin ära oma võileivad, kõrvale vesi, mõni kohaliku talu ploom, nagu siin näha on, ja pole lõunal häda midagi. Muidugi peale tuleb ka lisaks väike külm kohvi, mis hommikul tehtud sai termosest, ja väike Twixi moodi šokolaad. Et süsivesikuid küllaga oleks, suhkruid läheb tarvis. Ja järgmine hommik võtsin üles ka oma hommikuse traditsiooni, ehk siis iga hommik pool tundi on minu puhul selline vajalik aeg, kui ma siis panen vee keema, pudrusegu valmis, panen ka tee valmis, lõikan banaani tükkideks, ootan, teeveed ja kohviveed valmis, puder soojaks ja sööme selle ära. Ja niimoodi mul see hommikusöök läks. Puder banaaniga ja väike tee ja pisuke šokolaad kõrvale. Ei midagi erilist, kuid omamoodi luksus. Nõud tuleb ise ära pesta, kola kokku panna ja kõik. Ma ei tea, kui hästi kaamerast näha on, aga oleme järjekordselt töönädala lõpus ja tagasi teil koju. Väike peatus maanteel, et vaadata, kuidas meie vanem veoauto ennast üleval peab ja väga hea koht peatumiseks, nagu siin üleval näha on. Vaade on päris tore. Võib-olla veidi liiga valge on see pilt, aga nii. Ja, ühesõnaga teel koju sükseid vaateid aeg-ajalt näeb. Ei ole üldse paha. Ei ole üldse paha sütte vaade. Aga jah. Tundub, et mehed on auto üle vaadanud ja tuleb tagasi autosse kobida ja edasi linnade poole sõita. Nii siis lugu selline. Eile õhtul läksin bossi juurde, panin duši üles. Kui tuli, siis oli ta ilmus harvas tujus. Muidugi eelmine õhtu ta ütles mulle, et ma ei tohi sinna jääda.
muidugi viimasel hetkel, kui ma olin välja kolimas oma teisest kodust, korterist, oli ilmus sitast tujus ja ma olin öelnud ta naisele, et ma ööbin autos ja elan nomadi elu, nii-öelda mustas elu. Siis talle see mitte üldse ei kõlbanud, hakkas kärkima ja ultimaatumeid esitama, et kui ma autos magan, siis ma tema jaoks töötada ei saa ja pean leidma endale toa ja nii edasi. Ja asi lõppes sellega, et ja ma mõtlesin, parem ära minna, kui laskuda vaidlusse ja asja veel hullemaks ajada. Läksin, vaatasin natuke, mõtlesin poe ees järgi ja otsusin teha selle road tripi, mis mul tookord Fordiga tegemata jäi. Aga kahjuks sinna tripi lõpp-punkti ma ei jõudnudki, kuna rahvuspark on tuleohtlike tingimuste tõttu kinni. Sõitsin sealt tagasi, proovisin autos magada, nii palaval ei saa, sõitsin tagasi. Mõtlesin, et jahedam ei. Sõitsin ühe tee kõrvalise parkla, magasin seal. Auto tagumised pingid alla ja nii edasi. Ja täna sõitsin sellisesse kohta nagu Two Rocks. Kas ma pole midagi otsustanud, täna ma helistan talle peale lõunal ja vaatan, kas ta tahab mind veel näha või üldsegi mitte. Kui mitte, siis tuleb Job Shopi kaudu leida uus töö. Kokatöid neil on, farmitöid neil on, baarmeni teenindajatöid samuti. Isegi mõni supervisori töö oli olemas, ehk siis vahetuse vanema töö baaris. Et hullu ei tohiks olla, aga täpne ajastus just siis, kui mul korteri leping läbi sai, auto on käes, kõik autokindlustused, asjad makstud. Just siis sai see töö nii-öelda vist võib-olla otsa. Et sealsed farmipäevad 1,5 kuud jäävad küll saamata, aga eks mul natuke ole veel aega. Aga jah, nüüd oleme sellises kohas nagu Two Rocks, mille ma leidsin kaardilt üks päev. Nagu öeldakse. No nii, aga selline see rand meil on. Istume siia kuskile kivi taha ja head isu mulle. Järgmises osas pean videopäevikut, lennutan lindu, näitan teile oma pesa ja naudin vihmasadu.